Tere! Räägiks täna poliitilisest nähtusest, mida me kõik vaatame justkui otseülekandes. Nimelt sellest, kuidas oravad poolel teel hobuseid vahetavad. Kaja Kallas on tõusnud Eestist rahvusvahelisse poliitikasse ja on sellega plusspoolel. Kõrge positsioon, tähelepanu ja kõik soodustused, mis Euroopa Liidu välisasjade kõrge esindaja staatusega kaasa tulevad. Eestis võtab tema koha sisse Kristen Michal. Ja siin on üllatuslikult ka omajagu plusse. Peaminister, kes rahvale nii väga ei meeldinud, et sai hüüdnime oma nime ja perekonnanime algustähtede järgi, läheb minema. Ja tema mantlipärijaks saab justkui värske nägu, kel pole seda aastate pikkust ebaõnnestumiste taaka. Ja reformierakondlased lubavad juba praegu kurssi korrigeerida, parandada, nagu sotsialismist tavatsed öelda, mõned eelmise juhtkonna poolt tehtud vead. Usaldus Reformierakonna vastu on justkui taastumas. Nüüd on selge, et see oli Kaja Kallas, kes tegi vigu. Aga ta on Brüsselis, hurraa, ja Eesti saab Michali käe all elu paremaks. Ühesõnaga, Reformierakond on ka plusspoolel. Te tahtsite muutust, siin on teie muutus. Halb tüdruk heidetakse välja ja tema asemele tuleb hea poiss. Mis on sellel pildil valesti? Tegelikult peaaegu kõik. Jah, Kallase lahkumine on Reformierakonna jaoks taevamanna. Kuid ega Kristen Michal pole mingi parteisisese revolutsiooni juht. Reformierakondlaste ideoloogia jääb samaks. Minimaalne riigi sekkumine, eelarvekärped, kõrgemad maksud, tabu laenamisele. Ei mingit sotsiaalset solidaarsust, rohkem raha rikastele, vähem vaestele. Ainuõige ühtne tulumaks. Ajalooline hetk nõuab suuremaid kaitsekulutusi. Okei, ütleb Michal, me ilmselt kehtestame uue julgeolekumaksu. Ajutise, kannatage mõned aastad ja ühetaolise. See tähendab, et vaestelt ja rikastel võetakse sama protsent, mis teeb vaesed vaesemaks ja rikkad rikkamaks. Kuid oravate jaoks pole selles lähenemisviisis midagi uut. Tuletan meelde, et ka maksuküüru kaotamine, mis neelab eelarvest $500 miljardit eurot, teenib rikaste, mitte vaesete huve. Kas Kristen Michal teeks teisiti? Muidugi mitte. Ta lihtsalt pole võimeline mõtlema, nagu öeldakse, out of the box, väljaspool kasti. Pole ime. Tulevane peaminister on kogu oma elu olnud selles Reformierakonna kastis. Juba ülikoolis, kus ta õppis haldusjuhtimist ehk valmistus end ette funktsionääri karjääriks, sai temast Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni nõunik. Ja sellest ajast peale on ta töötanud ainult ja eranditult selles erakonnas. On olnud peasekretär, minister, nõunik, midagi muud, aga ainult Reformierakonna sees. Siiski reformistid oskavad luua illusiooni, et Michal on uus luud, kes pühib uutmoodi, sest inimesed on Kallasest nii tüdinenud, et tahavad loota suvalisele uuele peaministrile. Aga mina seda viga ei teeks. Mis puutub Kaja Kallasesse, siis arvan, et tema määramine Borrelli asemele võib osutuda veaks. Kaja on väga uhke, isepäine, vahest isegi ülbe, dogmaatiline. Tal on alati õigus, ta pole kunagi süüdi. Tuletage meelde kas või idaveod või kurikuulus lugege mu huultelt. Kallas astub Borrelli kingadesse ilmselge kavatsusega mitte olla diplomaat, vaid saada Euroopa välisministriks, määrata Euroopa Liidu välispoliitikat. Nii et meid ootab tõenäoliselt põnev etendus, mida tahaks kirjeldada tsitaadiga lasteraamatust, kui elevant ronib vaala peale, kes kellest jagu saab. Kujutage ette, et Kaja kohtub Orbani või Meloni või Macroniga. Vaevalt, et ta julgeks Euroopa liidrite kohta avalikult öelda seda, mida ta ütles võrukeste kohta. Need kohtumised olid kõige hullemad, kusagil pole inimesed nii kurjad kui seal. Aga me võime juba ette aimata, milline egovõitlus hakkab toimuma võimukoridorides. Praegu mitme kriisi olukorras, kus käib sõda ja pole teada, millal ja kuidas see lõpeb, see oleks ikka päris ohtlik. Nii et ma ütleksin, et reformierakondliku ümberkujundamise tulemus on tegelikult negatiivne. Ma näen ainult ühte plussi. Euroopa ajakirjandus tunneb huvi Kallase tegevuste vastu ja seletab nüüd lugejatele, kuidas saab olla nii, et poliitikud, keda Brüsselis nii palavalt armastatakse, nii paljud kodumaal vihkavad. Seda, miks Kallase populaarsus on nii madal, seda, et riigi majandus on erinevalt naabrit Toomast juba 3. aastat languses ja kõige kehvemate tulemustega Euroopa Liidus. Müüt arenenud Balti riikidest on Euroopas väga püsiv, nii et väike tõde Eesti kohta kulub ära küll.